Tere kõigile, mina olen Siki ja avame siis täna septembrikuu Witchcasketi pakki. Hakkame kohe pihta ja vaatame, mis meil siis seekord on. Nii. Küünlamaagia on siis seekord teemaks. Vaatame korra siia sisse ka. Kiire sirvimine. Nii, tõstan selle siia eemale. Panen selle siia kõrvale kuhugi. Nii. Ja mis meil siin on siis? Esimesena jälle siis ilus artwork. Koos kuu eesmärkidega siis. Nii. Ja vaatan siis, mis rituaal siin on siis. Küünlarituaal. Nii. Niisugune tore küünal on siin sees. Kaks koostisaine pakendit. Vau, väga ilus pilt. Ja õpetus. Lasen siis vaikselt siit läbi. Saate alati pausile panna, kui vaja. Et mis siin sees on ja mida vaja läheb selle tegemiseks. Nii, panen siis selle siia. Järgmiseks minu lemmik muidugi rinnamärk. Ilus latern on siin koos küünlaga. Väga ilus. Mõnusad siuksed pruunid toonid on seekord. Nii, siis sükene pakend. Küünlahoidja. Vaatame siis kohe siia sisse, mis siin sees on. Oo, väga uhke. Väga uhke, see on nagu keskaja stiilis selline. Väga lahe. Üpris sükene, mitte hullult raske, aga no ikka raskust on. Väga ilus. Nii, järgmiseks on siis sükene kotik. Vaatame kohe, mis siin sees on. Nii, ühel pool siis jälle ilus pildike. Väga hullult ikka vaeva nähtud. Siia keskele käib siis sükene peenev väike küünal. Väga ilus. Ka korralik puit. Väga lahe. Siis selline küünlajalg. Nii, oi kui mõnus materjal, see on siuke samsa siis, no samet siis, samsa. Nii, intentions, mis siin sees on? Ei paista midagi jälle. Ilus küünalde pilt. Ahah, nüüd saab siis selle asjaga graveerida küünla peale, kas siis mingeid ruune või muid asju, siukseid, mis sa tunned, et on vaja panna, või siis hoopis nime
mummupildi ja korralik terav aparaat. Ka väga ilus vaeva nähtud puidust. Siis selle võtan midagi vähemaks. Järgmine. Purity and Protection Candle. Siin on siis mingi küünal, Nii. Võtame sisse. No kohe päris selline pool valge, pool must. No siin oli kirjas küll, et valge ja must, mille jaoks siis nagu rohkem kasutada ja mille jaoks hea on. Mõtlesin, et äkki on nagu üks ja teine, aga ei, see on kohe nagu, ongi nagu ühes tükis. Väga ilus. Nii. Järgmine on jälle siuke mõnus samsa materjal. Küünlapilt on peal, natukene tolmu, aga see pehmendusmaterjal, mis siia sisse pannakse siis. Nii, koliseb. See on nüüd see põleva küünla see kustutaja, et ei pea hakkama näpuga kustutama küünla valgust, vaid on siis selle jaoks, mis on nagu alati tegelikult parem, et sa lämmatad tule sellega ära, mitte sõrmega ega puhu, sest nii palju, kui olen aru saanud või vähemalt kuulnud ja kogenud, mina lasen väikesed küünlad lõpuni ära põleda. Aga kui sul on liiga suur küünal ja sul ei ole aega seal mitu tundi altari ees olla, siis see on parim variant. Siis see rahulikult kustutab ära, mitte et ei puhu oma maagiat juba minema, sest et üldiselt öeldakse, et kui sa puhud või sõrmedega kustutad tule, et see ei ole nagu kõige efektiivsem oma maagia tegemisel. Et siis see on ikka parem ja eelistatavam variant. Aga kuidas kellelegi ausalt öelda, kui keegi tunneb, et ei ole erilist vahet või ikkagi kõik toimub, siis minugi poolest puhuge või kustutage sõrmeotstega, aga üldiselt on siis jah, et eelistatakse siis sellist asja. Ja siis küünlad. Äkki pisikene pakend. Nii. Et siin on siis kirjas, mille jaoks jälle midagi on väga hea. Ilus pakend jälle. Vaatame siis neid pisikesi küünleid. Need on siis super küünlad just sellise jaoks, et on ilusti tugevalt kinni, sest poes ka ikkagi küünlaid on erinevaid, alati ei ole ju just sellist, mida sa tahad, või on need nii-öelda sünnipäevaküünlad, mis on nii pisikesed, või siis sellised, eks need ole nagu natukene odavam ja võib-olla mugavam kuskil hoida ka, et siis on hea, kui saab kuhugi püsti ka neid panna, sest üldiselt pead ju ikkagi ise nikerdama, et kõigepealt kuhugi püsti ilusti saaks. Nii, ja viimasena on siis väike scrollike, mis meil siis seekord on. Aha. Nii. Saab siis jälle pausile panna, kui vaja. Tead siuksed lihtsad võimalused, kuidas midagi siis jälle teha. Ja peaks ütlema, seekord on väga mõnus selline praktiline, siis kes arvastab küünaldega tegemist rohkem küünlamaagiaga, et see on siuke hea startkivi
kitt nii-öelda. Peaks ütlema, et siit, kui valida oma lemmikut, kui välja arvata muidugi see, sest see rinnamärk on alati mu lemmik olnud, siis peaks ütlema, seda mul ei ole olnud. Nii et see on kindlasti midagi, mida ma väga tegelikult tahtsingi. Aga mina olin siis see, kes puhus küünlaid, et kuigi nad ei soovita küünlatuld puhuda, siis mina ikkagi tundsin, et ei ole midagi ja tegin. Aga see on nagu super hea variant, nii ma saan kasutada seda. Ja see on ka kindlasti hea, sest et muidu ma ikkagi kratsisin küünla peale mingi nõela või asjaga, aga üldiselt ebamugav, sest et kuhu ma selle nõela, siis keel ka silmad, et nõela panen, et ma seda ära ei kaota või käes on ka nagu ebameeldiv hoida, eks ole, kui sa graveerid, et see on selline hea tugev, et saad ilusti graveerida, nagu tätoveeriks. Et seekord siis selline väga kompaktne, väga hea, ütleksin väga hea startpakk just sellise jaoks, kui on, kes nagu rohkem küünlamaagia peale, et kõik põhiline vajalik, et sul midagi nagu ära ei unustaks, et mis mul vaja oli, et mis on millegi jaoks hea, siis see on nagu väga hea, sest et tõesti see kustutaja, ma ei teagi, mis ta eestikeelne nimetus nüüd on, kindlasti mingi väga peene nimi, aga ei tule vähe, et see on juba ise väga väärtuslik. Ma ei tea, kas mu kassi karjumist on kuulda, aga kui on kuulda, ärge tehke välja, ma lihtsalt ei lase teda tuppa, muidu jalutab siin kõik kohad läbi. Aga siis seekord selline ja see on siis septembrikuu pakk ja järgmise korrani.